No tervist, nüüd oleme siis Võsul otsapidi ja läheme siis südasuve jooksu, läheme turvama. Siin on meid ikka juba natukene on siin. Vaatame, mis siis välja tuleb ja jälgige meid siis. Just õige, otsa reporter. Sa pane veel rohkem ümber endale. Juba läbi naha karjuvad enne. Kui me kerkad tuleme, siis me hoiame lihtsalt, kõik on avatud, on ju. Et lihtsalt nagu keegi sõidab ees ja lihtsalt ütleb nagu, et enne jookseb, on ju. Kõndib veel, et tähelepanu, et tuleb jooksa midagi. Õiste tuleb. Või et hoiame tee serva, aga kõik asjad, kõik lähevad paremale. Kui siit läheme, siis hoiame jookseid paremasse tee serva. Kui tuleme tagasi, hoiame vasakusse. Kõik see kollane triip, mis on. Spetsiaalpool. See mingi spetsiaalne kollane triip maha tõvatud või? Ei. Palun. Ei ole tänu väärt. Viiekas ainult tasku mulle siia ja... Võib ülekandega. Jah, võib ülekandega ka teha, aga siis pane 0 taha ainult, vaata 5-le. See maksud. Palga kulud on ju. Just. Nii, ja nüüd läheme siis rada korraks läbi sõitma. Meelest ära ei lähe, riskid siit ära keerad. Pärast keerad paremale hoopis risk. Jah. Ütle sina pidin hoopis seda teatamist tegema. Just. Okei, lõpuks anda oma ratta ka teatamist. Sul on porilaud on ka siukuses asendis. Ma tean, mingi sai natuke painduda. Ja, aga nii välja lihtsalt. Ühe uue peab. Võtsin ükskord ära, siis kehvasti võtsin. Painudid ta lihtsalt ikka välja. Võib kiiremini küll minna.
Käsmut on tagasipööre. Kohe jõuame finišisse ja siis läheb võistluseks lahti. Ise mõtlesin välja või? Kõige viimasena peaks tegelikult siin ma kardan, et kui rahvad randa tuleb, siis see viimane lõik saab kõige tihedamana. Seal võib olla isegi lihtsalt. Vaata keegi peab korrasta tarvis taha jääma viimadele. Oli ja 20 vahel nii kogunud täis korrata, et poolegi viimane. Tere päevast kõigile teile, kes te olete jõudnud südasuviselt kaunisse paika Võsule, Võsuranda. Vaadake, millised maalilised vaated siit südasuve challenge jooksu stardipaigast Käsmu lahele. Usutavasti olete kõik turvaliselt siia stardipaika kohale jõudnud ja praegu on õige hetk siis sekretariaadi telgist välja võtta oma stardimaterjalid, valmistuda stardiks alates kella 12.00 lähted antakse. On meil täna siis lainestartidega tegemist ehk siis 10-sekundiliste intervallidega 8 jooksjast koosnevad stardigrupid rajale lähetatakse distantsi pikkuseks 10 kilomeetrit. Lähete siit stardipaigast, jooksete mööda kergliiklusteed, kaunis eestiliselt maalilisim kergliiklustee Võsu ja Käsmu vahel. Liigute seda mööda circa 400 meetrit vasakpööre oli vist teha täna, kui ma õigesti mäletan. Jooksete sealt maantee peale. gruppidesse, et jooksjad, kiiremad jooksjad saaksid esimestes stardigruppides eest ära joosta, omas tempos liikuda ning kell 13.00 autasustame 6 kiiremat naist meest, 3 kiiremale karikad, kõigile 6 kiiremale Sportlandi auhinna. Et laseme kiirematel eest ära minna. No stress, ingliskeelne sõna või pingevaba, siis kasutame eesti keelt, pingevabas õhkkonnas miljöös. Täna ei ole vaja norme täita. Mõnus kulgemine kauni paikkonna siin Käsmu lahe ümbruses ka. Silmad pööratud nii ette kui ka kõrvale, peabki olema tähelepanelik, sest stardist minnes mööda maanteed. Kordame siis veel, et kõigepealt 400 meetrit kergliiklusteed, vasakpööre Eha tänavat mööda maantee peale, milline väljub Võsu alevikust. Seal on liiklus avatud, nii et seal siis paremal pool tänavat tee ääres, võimalikult paremal, silmad kõrvad lahti kõikide liiklusvahendite suhtes, olgu need siis autod, karavanid, mootorrattad, jalgrattad, kes tahes liikuda võivad. Liiklus on avatud ja liigeldes tee peal siis
jälgige ka kaasliiklejaid, ma ei saa öelda, et jälgige liikluseeskirju, kuna paremal pool teed joostes tegelikult ju me liikluseeskirju ei järgi, aga püsige võimalikult paremal, ärge siis gruppides koos jookske pigem hanereas teineteise taga sellel maanteelõigul siis kuni pöördepunktini ja pöördepunktis alates tulete mööda kergliiklusteed tagasi Võsu suunas, jõuate siia samasse Eha täna. Ongi grupis sees. Christopher, võta sinna grupi taha, vaata, et see auto neile selga ei tuleks. Laske auto vasakult mööda! Anna Christopher autole märku, et see tuleks. Sõida vaikselt edasi. Laseb mööda minna va?
droon lendab meie kohal või? Jah. On jah? See korraldaja poolt või? Ei pruugi. See oli nagu Rally Estonial. Hoiame natukene teie serva, tänud. Naeratage, pildistatakse! Vesi on mul ka! Tubli, avaldame kiitust. Midagi juhtus, jah? Kas siis saanud nüüd pudelit kätte või? Me täname. Hiljaks jäi. Võib-olla ka, ja. See segab ka vaata, kuigi see lööb selle. Aitäh! Ongi, lööbki. Varsti on lõpp. Finiš ei ole enam kaugel. Need on kõndijad juba.
jaa. Ei pane. Aitäh teile! Kohe varsti läheb spordi andmiseks. Juba läks, jah? Üks hakkab pudenema. Paneme gaasi. Jaa. Ja ma kuulen. Hakkabki finiš tulema. Tulevad liidrid. Liigu. Ossa roi! Anna gaasi, Janek! Et Jaanuse spurdil eest ära saada. Pert Tippi kohe tema järel teisena praegu hetkel tulemas. Nemad hetkel 2 liidrit, aga mitte veel võitjad. Siiski suure tõenäosusega võitjad on. Ja vaasin selle nende jooksudel, võidu võidu.
siin tee ääres on urvaplaastreid ka väga palju. Nüüd on see psühholoogiline piinamine hakkab pihta. Ma olen tavaliselt ise hull agitaator, aga täna ma olen täitsa läbi ka. Aga teised said vähemalt rajale. Mis läbi? No see ongi kõige tähtsam, et teised rajale saavad, eks? Natukene veel, siis on juba alla poole minna. Eks ju. See 70 oli parem. Praegu on juba see teadmine, et 10. See on nii vähe. 10 on, see on niuke surts ju. Mina näiteks ei tohi selle pärast. Loomistik algab nii, et võtad ratta, sõidad Võsule, vaata teed ürituse, sõidad rattaga edasi. Ja ma elan ka teist pool Rakvere. Ma tahan öelda kuskil Koljaku mäe peale, et sealt mäest alla, mis iga kuks tulla. Oled Janek proovinud Koljaku mäest alla tulla, palju kiiruses oled saanud? Niisugune 71 või? Ongi nii, jah? Aga veel parem mägi on, vaata, kui sa lähed sealt Karepa kaudu. Lähed Kundast, lähed mööda mere äärt pidi, tuled siia. Sa mõtled seda Toolse mäge või? Jaa. Seal on üks, seal Toolse mäel on üks suur miinus. Seal taga on kohe keeramine. Mitte selles ei ole asi. Seal vahepeal on siukene nagu hüppekoht. Autoga lähed siis, näiteks kui sul on midagi õrnat seal autos näiteks, siis seal on ainult killupurru ainult taga ainult. Sellepärast seal on märk ka 50 pandud, et 50-ga tohib sõita sealt ainult. Siis ma olen seda rattaga korduvalt rikkunud. No, siin Tartu maratonil siis oli esimest korda, ma sain kiiruseks kätte 68 kilomeetrit tunnis. Mul oli see Sõitsin, siis mul oli veel eelmine ratas, oli 3 aastat tagasi sõitsin seda Tartu. Selles suhtes hästi nagu taha päris paljud, kes ei julgenud vaata kiirust. Et seisid mööda seal raja peal, lasid oma kirriga seal 30-40 lasid sealt mäest alla. ja. See sealt tagant tulid täie jalaga. No mul oli jama oli veel see. Sa rehvi peal seisad, siis tunned, kuidas võõrutab ja Ikka juurde ka veel piir. Jaa. Et jama oli see, et muidu oleks võib-olla kiiruse isegi suuremaks saanud, aga tuul oli vastu. Vot see oli. Kusjuures vastu tuulega ma olen sõitnud. Ma ennast siia jooksule kirja panin, siis ma ei mäletanud, et ma olin endale eelmistes ürituse pannud. Ja siis mul oli eile, mul üks majutusettevõte oli, eile oli tüdrukute õhtu, hommikul 18 peale. Esimene ikka. No tagant esimene.